4960 kilomeetrit, 11 päeva, 13 riigipiiri, 9 välisriiki, kõrgem tipp 2093,5 meetrit ja 200 grammi tatart. See on 2 Saaremaa mehe ja 2 30-aastase mootorratta lugu, kuidas koroonaviiruse kiuste sõita vallutama Euroopat ja jõuda välja Horvaatiasse. On 1. augusti hommik ja kohvrid pakitud. Vahetult enne tsiklite selga hüppamist tuleb taevast alla veel korralik padukas vihma. Järgmisel hetkel on aga taas päike säramas ja siis teeme kiirelt ka Kuressaarest minekut. Esimene peatus ootab meid ees juba Pärnus. No ahoi, me oleme jõudnud Kuressaarest edukalt Pärnusse. Nii nagu meie 2 aasta tagusel Rootsi, Läti, Leedu reisil, siis käisime siin Pärnu Hesburgeris söömas ja ostsime poest endale natukene söögivärki kaasa ka. Tatart siis ja konservid ja nipet-näpet mingit snäkki ka, et saame siis kusagil metsas, kus me iganes sööbime, omale õhtusöögi ja saame ka homse hommikusöögi. Ja siin Hessis kasutasime aega selleks ka, et registreerisime enda mineku siis Lätti ära ja samamoodi Leetu ka, et peab täitma ühe sellise veebivormi nii-öelda, kus me siis panime, et me tuleme sinna ja 12 tunniga peame läbi Läti minema, muidu peame karantiini jääma. Mis tähendab seda, et tänane eesmärk on meil jõuda siis Leetu kohale kusagile. Ja sinna on ikka mõned sajad kilomeetrid minna, nii et pakime oma poeostud veel ära ja hakkamegi Pärnust liikuma. Mainitud riiki sisenemise registreerimine käib läbi internetis oleva vormi. Seal tuleb täpselt märkida, kes sa oled ja kuhu lähed ja ega ometi haige ole. Me oleme nüüd üle Läti piiri täpselt, meetri võrra. Keegi kontrollib midagi, et täitsime neid vorme küll, aga ilmsesti ma millegust arvasin ka, et siin on suured kontrollid, värgid, et täidad siin vormi ja asju. Sõidan, vaatasin, et pole kuskil midagi, et huvitav, kas ma olen juba kuskilt mööda läinud, aga tundub, et siin ei olegi mingisugust kontrolli, nii et põhimõtteliselt pidanud gaasi lahti laskmagi. Jõudsime Läti tanklasse ja pool juhuslikult sama tankla, kus me olime 2 aastat tagasi, kui me sõitsime Läti, Leedu, Rootsi. Võtsime kahvemilki ja Madis soovitas mingisugust saia võtta. Jaa, pekaani sai. Jah, Madis hakkab minema öölokaali, ma vaatan. Aga siis seakombel ei saa välismaale tulla, et meil on ikkagi Eesti lipud külles ja et peab esindama oma riiki. Et viiksime kingad ära just. Ja näita oma kirsasid siis võrdluseks. Mul on tipp-topp. Et asja päris point on siis umbes midagi sellist, et Madis ennem vaatas Leedus tuleb võib-olla kõvasti vihma. Et siis viks nii-öelda peaks kuidagi hoidma, et sealt õmbluste vahelt läbi ei tule. Väidetavalt siin on mingi silikoonkreem sees, mis peaks vett hülgama, nii et isegi kui hülge, siis vähemalt näevad head välja. Kuna meie reisi põhiline rõhk on ikkagi mägised Lõuna-Euroopa riigid, siis läbi Baltimaade liigume ka reisisarjas üsna hoogsalt edasi. Peale tanklas tehtud peatust me Lätis rohkem pikemaid pause ei teinudki. Ööseks jõudsime Leetu ja kuna hakkas koledasti sadama, siis katsusime kiirelt telgid üles saada ja keerasime magama ära. Kaunis hommik Leedumaal. Kell on 9 ja paneme ajama kohe. Täna on pikk päev, sõidupäev. Et siin tibutab hommikul natuke vihma ka ja me ei hakka siin süüa tegema, et paneme kohe leegid peale. Madis vaatas, et kusagil lähedal pidi olema Hesburger, et teeme siis järjekordse Hesburgeri hommiku. Ma arvan, et sul oli õigus. Tundub, et siin on liiva ja kruusa karjäär. Seal on kruusa hoidnikud paistavad. Aga ma ei tea, kas see enam toimib. Ilmselt mitte. Hommikul hüppasime rataste peale ja kohe hakkas ka juhtuma. Hakkasime nüüd hommikul laagripäe käest ära tulema ja siin kohas õnnestud mul natukene nüüd hunnikusse panna. Lõhkusin oma seda veekindlat saabast ära, jalg jäid tsikli alla kinni.
see on see liiva sees, sõidad siin vao sees niimoodi. Aga tundub, et kohvrid asjad jäid ellu. Selle küljega pane maha siis. Üldiselt on täna jälle sõidupäev ja sadulas istumist 7,5 tundi. Ajaliselt me liigumegi vaikselt ja väldime kiirteid, et sõita mööda väiksemaid asulaid ja radu. Vaadata on rohkem ja ega me taha ka oma vanu rattaid väga piinata. Sõidetud saab juba esimesed 1000 kilomeetrit ja maandume Poolas. Oleme Poolas oma telklaagri püsti pannud ja käib madratsi pumpamine praegu. Raske töö käib. Natuke veel. Eelmine aasta, kui me Norras käisime, siis minul oli selline natukene väiksem täispuhutav madrats kaasas, aga sellel oli see point, et seda ei saanud siis pumbaga pumbata. Tegelikult oleks kompressoriga saanud, aga meil ei olnud seda vähemalt kaasas. Ja Madisel oli üldse siis vahtplast või mingi svammist madrats, see matt, et see ei aita minu meelest nagu mitte kuskile. Ja sel aastal võtsime siis mõlemad kaasa korralikud suured head pehmed madratsid, et oleks ööbimine justkui voodis ja kompressor ka kaasas, tsikli peatsame voolu ja laseme selle kompressoriga sipsti täis ja on oluliselt mugavam ikkagi magada seal. No ja niimoodi käibki. See on see raske matka inimese elu. Et aga telgi pead said vaata kokku hoida? Telk oli 20 eurot. Madrats oli 11, 10 eurot. 10. Vaat seda. Vaata kamerat. No nii, ühesõnaga. Me oleme jõudnud nüüd Poolasse. Madis ennem suure raaga vaatas, et me oleme Poolasse jõudnud, aga siis selgus, et me pole isegi poole peal veel Poolas. Terve päev oleme sõitnud Poolas, aga pole isegi poole peal veel. Aga see pidigi niimoodi olema, et Poola ei saagi mitte kunagi otsa. Ja nüüd, et õhtusöögiks täna siis seda metsjaliha ei hakka tegema, ma ei tea, kas me teeme homme seda. Aga siin ma nüüd filmin, kuidas Madis lõikab vorsti niimoodi, et oleks ikka viilu ka. Mitte niimoodi, et vorst läbi paistab. Et hammas ei põruks. Jah, täpselt. Umbes kella 8 hakkas juba pimedaks minema. Kell on praegu 23.10 ja väljas on täiesti kottime. Mul et 2020. Aga meil on mingi aega vahetanud või? Jah. Ei ole vist. Oot. Mis su telefon näitab? Telefon 2020. Noh, pole kell. Okei. Aga ma otsin telefonist ikkagi seda. Need kell 8 pimedaks minema. Jaa, seda küll jah. Aga ma ei teagi, mis ta siin siis. Aga muidu ongi kõvasti sõidetud, ma ei teagi, palju neid kilomeetreid nüüd tuli. Üle 500 natuke vist. Tegelikult numbritega pole nii palju. Aga me sõitsime varem kuskil 7,5 tunni kokku nagu puhtas sadulas. Üle 7 tunni natuke, et see on päris jõhker tegelikult, kui seda numbrit vaadata. Jah, siin lõpus hakkas nagu natuke nihelema küll juba. Kusjuures mul nagu lõpus läks paremaks, sest viimased kilomeetrid olid väga okeid, siis enam ei valuta midagi. Aga mul oli vahepeal meil on kiivri side klappide sees, ehk siis sellised kõrvaklapid on kiivri sees ja see üks hakkas kuidagi mul nagu kõrva peale suruma, aga see läks mul ka kuidagi lõpuks ära, et ma ei tea, et see mul selline lõpus oleks olnud. Aga üks probleem muidugi, et see 7,5 tundi, mis me sõitsime paikuses. Jah, kiivri sidest rääkides siis jah, et minu kiivri side hommikul käima ei läinud. Päeva peale proovisime küll erinevaid nippe, aga siiamaani see ei tööta, nii et järgmine variant on, et lähme selle sama noaga kallale sellele, et võtame lahti ja vaatame, mis seal sees on. Et ma ei tea, äkki hommikul või üks variant on veel, et ma annan nagu rende laadimisjuhet sulle. Äkki seal on mingi probleem. Kuigi see on ka veider, sest ta ju näitas, tuli läks põlema, kui see laadima panid. Aga lihtsalt tööle ei hakka ühes, vajutad nuppu, mitte midagi ei tee. Jah. Et vaikuses jah, või mina laulsin vahepeal, ma ei tea, mis Siim teeb beatboxi. Ma tegin beatboxi 7,5 tundi. Võib-olla ongi parem, et see katki läks mul. Siis vahepeal käisime söömas kusagil natukene peenemas restoranis, kui siis tanklas. Tellisime sealt omale mingid... Seapraed. Kotlet oli kirjas. Aga saime rämedalt üle. Et
menüü oli ainult poola keeles ja kasutasime siis Google Translate'i seda kaamera versiooni, et otse tõlgib ära. Ja inglise keelt keegi rääkis, ma purssisin vene keeles seal seda tellimust. Aga siis, kui me kätte saime, siis seal hapukapsas oli puudu näiteks, mis kindlasti pidi olema. Ja kotleti asemel oli snitsel, nii et võib-olla mul see vene keele oskus ei ole päris see, aga midagi ei seal nagu puudu. Kotlett oli kirjas ju. Kotlett oli kirjas jah, aga võib-olla see tähendab midagi muud lihtsalt Poolas. Kotlett oli kirjas nagu eesti keeles kotlett. Poola teed midagi väga erilist ei ole. Kiivri pealt GoPro'ga meil on natukene tehtud. No minu ennast nagu otsast lõpuni välja täpselt samasugune. Et mingid suksed alleed. Kõik teed on veokid täis. Üks asi, mida ma tähele panin, et ma ei tea, mis teema nendel meil mingi surnuaedadega on. Kirikud ja mingid hullud surnuaiad, vaata, kus on mingi miljon riste on igas surnuaias. Juba on inimesi nii palju. Poolakad on väga usklikud. Et meil on nagu niimoodi, Eestis on surnuaed, siis seal on mingid ristid ja siis on nagu puid on hästi palju. Aga siin nagu puid üldse pole suhteliselt lagedad surnuaiad ja tohutu palju riste ja kirikuid on palju ja. Hästi koos on kõik nagu seal surnuaias.